Sageli on nii, et algne logaritm võrrand osutub meile tuntud lihtsamat tüüpi võrrandiks logaritmavaldise suhtes. Täpselt nii, nagu see oli ka eksponentvõrrandite puhul. Kui me oma võrrandit vaatame, siis ka siit on ju näha, et tõepoolest meie võrrand on ruutvõrrand logaritm x-ist alusel 3 suhtes. Ja sellisel juhul osutubki sageli mõistlikuks asendusvõte või siis ka teise nimetusega muutuja vahetuse võte. Asendame logaritmavaldise uue tundmatuga, näiteks t-ga. Ja siis saame juba ruutvõrrandit t suhtes. Sellel võrrandil on antud juhul 2 võrdset lahendit. Mõlema väärtuseks on 3. Aga nii nagu eksponentvõrranditegi puhul, meid ei huvita ju uue muutuja t-väärtus, vaid meid huvitab algse võrrandi lahend ehk x-i väärtus. Et selle koha peal tuleks teha tagasiasendus. Kui me teame, et t-väärtus on 3 ja t ise on võrdne logaritmiga x-ist alusel 3, siis järelikult seesama logaritm x-ist alusel 3 peabki ju võrduma 3-ga. Ja siit kasutades logaritmi definitsiooni saame juba väga kergelt x-i väärtuse kätte. X tuleb 27. Teeme sellele algsele logaritmvõrrandile ka kontrolli. Vaatame, kas meie leitud lahend rahuldab esialgset logaritmvõrrandit. Logaritm 27 alusel 3 on 3, nii et me saame 3 ruudus miinus 6 korda 3 pluss 9, mis tõepoolest on kokku 0. Paremal poolel on ka 0, nii et lahend igati sobib. X-i väärtus on 27.